õhtul kooli, teha trenni, siis veel mulle meeldis ikka pidusid pidada ka ja napsu võtta ja tüdrukud meeldisid kõvasti. Elu 1960-ndatel siin Eestimaa peal oli päris rõõmsameelne, täis ootusi. Sellepärast, et võimule oli tulnud mõni aasta tagasi Hruštšovi nimeline mees. Hirm stalinismi ees oli kadunud enamasti. Ja eriti meie noorte hulgas. Me ei kartnud enam vist keda kuraditki. Ja me tundsime ennast küllalt vabana sellel maal, mida meie vanemad küll ei tundnud. Teadustööst ei teadnud ma mitte tuhkagi sellel ajal ja koolielu oli mul väga keeruline. Keskkoolis oli sel ajal 4 klassi ja mina vist jõudsin 4 kooli ka läbi käia. Ja lõpetasin kaugõppe keskkoolis sellel ajal. Ja ma olin üsna varajane tööpoiss. Peale keskkooli lõpetamist siis ma tundsin, et no küll on nüüd tarkus küll kogutud. Nüüd võis ka vabamalt elada ja võib-olla oma tarkus kasutada. Aga tuhkugi läksin tööle laadijana Normasse. Seal oli mänguasjade tseh. Ja miks ma sellise töö võtsin? Esimene asi, mis ette sattus. Nii et täiesti ma ei kartud ja ma olin tugev poiss. Ja see laadija, see oli mulle käkitegu. Ja see oli natuke suurem kopikas ka saada kui mingisugusel intellektuaalsemal tööl. Seal see natuke törtsu rohkem raha. Ja vaat niimoodi ma siis 1 aastakese seal veetsin ja vaatasin, et ikka mage küll. Et mis ma selle natuke suurema kopikaga teen. Hakkan veel viina juurde. Ja tühja mul seda vaja on. Vaatasin, et Tehnikaülikool on jah olemas. Leidsin ta kuidagi niimoodi üles ja astusin Tehnikaülikooli õhtuteaduskonda. Nii et ma alustasin ka siin õhtus ja jätkasin tööga, aga natuke parema tööga läksin liftimehaanikuks. Ja siis liftimehaanikuna pärast läksin üle mitte just seda mehaaniku tööd tegema, vaid valvesse. Siis õppida oli parem. Vaat mul oli niisugune tore töö, et kui keegi Tallinna peal jäi lifti kinni ja me teame, et seal Vene värk ja tihti peale see lift ei töötanud, siis mina läksin ja pääsin selle inimese ära. Enamasti ta oli õnnelik, vahetevahel kirus ka, et üks kuradi jama. Aga niimoodi see elu läks. Siis ma sain õppida ja tööd teha ja polnud vigagi. Aga siis tuli veel teha trenni sellel ajal, eks ole, käia tööl päeval, õhtul kooli, teha trenni, siis veel mulle meeldis ikka pidusid pidada ka ja napsu võtta ja tüdrukud meeldisid kõvasti. Ja see oli ikka üks raske ülesanne, lõpuks kokku, nii et poisike väsis 1,5 aasta pärast ära ja ma hakkasin otsima kohta, et mida nüüd järgi jätta ja jätsin selle õhtuse koolis käimise järgi, aga mitte päris järgi, vaid läksin päevasesse üle. Ja jätkasin päevases osakonnas, tehes natukene ka tööd veel seal inimeste päästjana seal liftide juures. Aga varsti lõppes see ka ära ja sain päris päevaseks tudengiks elektroonika kateedris selleaegses. Õppimise ajal ma ei mõelnud sellele asjale nagu teadusele, mitte tuhkagi. Aga õppisin tipis, see oli Tehnikaülikool, õppisin korralikult. Sain stippi. Meil oli ka selle poolest oli asi tore, et meil oli umbes 1/3 keskmisest palgast oli tudengi stipp. Ja kui oli veel kõrgendatud stipp, see oli juba suuremgi. Nii et võib-olla juba jõudis pooleni keskmisest palgast. Kui nüüd teadusest rääkida, siis diplomitöö tuli.
ja ma sain Pöögelmanni nimeline elektroonikatehas, väga populaarne oli, niisugune ettevõte loodi siin Tondile ja seal olid väga peenelt hulga tüdrukuid, kes seal tööl, seal olid valged kitlid seljas, näkerdasid kokku pooljuhte elektroonikatehas ja mind kutsuti sinna tööle, ma olin seal praktikal ja kutsuti tööle. Ja noh, see juba lõhnas millegi suurema järele või niisuguse põnevama järele ja ma sain sealt siis endale diplomitöö teha nanoampermeeter pooljuhtide vastuvoolu mõõtmiseks. Ja siis sooviti, et minusugune poiss siis projekteeriks valmis niisuguse ristapuu. No, proovisin. Ei, kurinahk võttis palju aega. Kevad tuli kätte, oli aeg juba ära anda, aga minul alles suured tuhnimised. Ma esmakordselt hakkasin tuhnima välismaiseid ajakirju, mida kätte sain ja mida Nõukogude Liidus tõlgiti ära vene keelde. Ja küll ma tuhnisin ja mässasin ja ei mul polnud aega seda diplomitööd just niimoodi täpselt teha. Mina muudkui tuhnisin, ju vist see oligi teaduse algus, kui tuhnid ja saad ikka targemaks seal sees. No vat, ja mis siis veel juhtus, siis üks ilus kevadpäev tulid 2 naabripoissi, et kuule, mis sa siin tuhnid kogu aeg siin kodus ja konutad, vaata, missugune ilm on, vaata, milline maikuu on, milline päike, milline värk, kõik tule meiega. Läheme autostopiga sõitma Peipsi äärde. Ma ei saanud vastu öelda, et ei. No vat, ja siis läheme sinna. Pidime veel kaugele minema, aga saime ikka ilusti, autostopp oli siis komme rändamiseks, pead auto kinni. Ja siis ega midagi Kauksisse jõudsime. Ja seal Kauksis oli päris uhke restoran ja siis poistega sinna õhtul söömas ja jõudsime. Ja seal oli väga vahva ettekandja, tütarlaps oli. Küll ta viskas nalja ja vigurdas ja siis igasuguseid vigurinalju ta tegi seal. Ja mulle hakkas see naljad nii meeldima, siis hakkas veel tüdruk peale selle meeldima. Ja ma ütlesin 2 teisele poisele, poisid, põrutage edasi. Mulle aitab, ma jään siia. Ja noh, sinna ma siis jäin mõneks ajaks ja diplomitöö läks meelest ja jäi pooleli. Taheti sõjaväkke võtta, sealt oli lahti saada. Vaata, kui sa ei lõpetanud õigeaegselt, siis oli Vene kroonu oli turjas ja küll ma mässasin sellega, et lahti saada. Sain. Ja kuidas sain? No vat, keskkoolis viimastel aastatel, ma ei mäletagi, mis see oli, juhtus õnnetus, et matkal mul oli jalgratas ja sellel sõitsin mäest alla ratas läks katki ja mina ninapidi maha ja igasugused ajupõrutused ja värgid ja siis sain tükk aega niisugune vilets ja võimetu, ma kasutasin siis selle ära, mis muga juhtus haiglas ja teadsin, et ei, minust see turpoiss ei saa. Ja nad uskusid peale arstikontrolli ja võt, niimoodi jäin maha ja jätkasin veel 1 aasta oma diplomitööd. Siis ilmusid juba esimesed arvutid välja, mina ka neid näppima ja küll olid nende käest tegu ja jama, aga diplomitöö sai äge. Vot, ja siis ma tundsin, et see vist on teadus. Ega ma täpselt ei teadnud, aga küllap seal teadus sees oli. Sain 5, sain kiita kah. Automaatika kateeder kutsus mind, et meil oleks vaja ühte elektroonikat ja mina lõin käega selle Pöögelmanni nimelisele tehasele. Tehnikaülikool oli sel ajal väga populaarne. Ülikool oli niisugune koht, kuhu iga matsi saanud. Ja mina tulin siis rõõmuga siia ja sain tööle automaatika kateedrisse.
see oli väga hea koht. Seal olid noored inimesed tööl ja hulgaga noori ja siis oli üks korüfee Hanno Sillamaa. Ja me saime suurteks sõpradeks. Tema hakkas toetama ja nii ma siis sinna teaduse juurde läksin. Siis hakkasin tegema teadust ja siis oli aeg, et teha kraad ka ära. Sa ikka teadust teed ilma kraadita. Aga siin Eestis kaitsta ei saanud kraade. Siin ei olnud üldse, teadus oli vähe, mõnel alal sai. Ja siis sain ma kraadi kaitsma Kiievi Polütehnilisse instituuti. Ja siis pidi olema veel seal niisugune vene keeles ühti, ma ei tea, kuidas eesti keeles, vene keeles oli öeldi, pidi olema ka vedušie predprijatije. Vedav, selle valdkonna vedav ettevõte. Ja selleks oli mul siis Moskvas Nõukogude Liidu Teaduste Akadeemia elektroonika ja raadiotehnika instituut. Veel lähemale igasugustele teaduse tegelastele. Doktori kaitsmine läks mul hästi, läks ägedalt ja siis oligi teaduses sees, täitsa sees. Ma sündisin 1943. aastal Tallinnas ja 1944. oli märtsi pommitamine ja ka minu maja läks põles maha. Puumaja oli Liivalaia tänaval, seal kus hotell Olümpia. Ja siis tuli ära kolida vanavanemate juurde Sauele. Isa ehitas mingisuguse maja, ta hüüdis seda onniks, et kus elada. Eks ole, pole elukohta. Ja seal elasime metsa sees ja seal ei olnud elektrit. Ja seal, üldiselt me elasime, ütleme võrdlemisi üks metsainimese elu. See oli tore elu tegelikult. Ma käisin metsas, nägin loomi, linde. Vanemad õpetasid, et ära saa linnupesi puutu, sa võid vaadata ainult kaugelt ja ma vaatasin kaugelt ja pidasin lugu loodusest ja värgist ja kõigist. Aga väheks jäi. Naabripoissil ikkagi oli elekter ja värk ja siis tegime koos raadio. Ja me hakkasime ise raadiot tegema, kus me neid tükke saime. Naabripoisi pööningul oli neid vanu tükke ikka oli ja lappisime neid kokku raadio ja siis sai neid ikka osta ka, neid vanu raadiotükke ja ma hakkasin raadiot tegema. Väga põnev oli. Ja mis veel toredam oli, sealt sai igast asju kuulata ja ükskord seal keeran neid nuppe ja sätin neid paigale ja kuskilt tuleb siin Ameerika hääl. Ja siis ma hakkasin seda kuulama ja seda oli nii tore kuulata, see oli nii põnev ja teistmoodi. Ja peale selle, ma ei tea, mis oli siis kord nädalas, oli seal niisugune rubriik Here is a voice of America. American boys play jazz. Ja see oli põnev. See oli Louis Armstrong, siis Ella Fitzgerald ja siis veel need Little Richard, Bill Haley ja 1, 2, 3 o'clock ja nii rock ja rock around the clock. Ja vaat, mis sealt sai kuulata. Ja vaat, siit see raadiohuvi tekkis ja ma läksingi tippi raadiotehnikasse, aga vaat sealt sinna õhtusesse, aga päevasesse sain ainult elektroonikasse. See side kestab siiamaani. Me saame kokku ja vahetevahel kursuse vanem kutsub kokku. Aga viimasel ajal harva üks kunagine tütarlaps kutsub meid kokku. Oleme käinud juba sel aastal kursuse kokkusaamine on juba toimunud. See toimub kõrtsi laua taga. Napsu võetakse vähem tunduvalt kui varem, aga me meenutame. Ja, me saame kokku. Ma ei tea, mitukümmend aastat hiljem on. Loeme kokku. Minu erialalt oli minust paar aastat ees, oli niisugune mees nagu Indrek Toome. Hilisem komsomolijuht ja pärast veel, ma ei tea, mis veel parteijuht ka ja mis meil oli. Ta oli tore, tragi poiss, nii et peab ütlema. Ei olnudki pahareid, sugugi mitte.
ja ma arvan, et temal oli päris palju rolli selles, et keegi meist vangi ei läinud ja kõik ära sai silutud ja kindlasti, kui meil toimus siis, kui me läksime siis lõpuks Eesti Vabariigi väljakuulutamises ja kogu selles pöördes oli temal väga suur roll ja kõik, nii et me seda kommunistist 2 aastat vanemat tudengit ma hindan siiamaani, et see läks ilusasti, läks veretult, muidugi Savisaar oli seal ja kõik need inimesed, Rüütel ja et see asi läks kuidagi sujuvalt ja hästi, aga vaat see koolivennaga oli juba jah, siis ta tegi niisuguseid, et meil ei oleks liiga suuri pahandusi. Pesus oli pestud pesukausis. Meil Sauel selles majas, selles hädises majas, kus elektrit ei olnud seal metsas, ega muud võimalust ei olnud. Ei mingit masinat, aga me saime hakkama. See oli juba 90 alguses, ma olin üle 40, ja sain Saksamaale. Siis, kui juba Eesti aeg oli uus aeg. Saksa saatkond oli Tragi, Eestis oli Saksa saatkond avatud. Seal olid vanad Saksa aadlike suguvõsa inimesed olid tööl ja nemad siis jagasid siis stipendiume ja anti ka mulle stipendiume. Ma sain Müncheni Tehnikaülikooli. Mul istus seal hästi, minusse suhtuti hästi. Ma oskasin nõksukene saksa keelt ka ja inglise keelt päris hästi sel ajal. Ja sain seal väga hästi hakkama ja kuidagi tore oli. 4 kuud stipendiumi sai vast peagi läbi ja mulle pakuti külalisprofessori kohta. Siis sain ka küllalt raha ja tagasi tulles auto osta. See oli Lada 2103. Minu 50. sünnipäev oli ka Saksamaal. Mul tuleb meelde, see oli maikuu, mul on 9. mai sünnipäev ja oli jälle Münchenis, Baieris olid ilusad ajad, roheline muru, saksa naised tegid süüa, mina ostsin viina ja käis kõva pidu õues. Meil mõnedele olid telefonid, minul ei olnud. Ja kuidagi ikka telefon ikkagi võimaldas seda teha. Telefon, see päris telefon ja siis suust suhu telefon või suust kõrva ja nii edasi. Selline telefon, nagu telefoni mängiti ju lastega, nii nagu lapsed mängivad. Ja vaat seda viisi ja kirja teel oli see asi, kirjutasime kirju ümbrikusse, postkontorisse ja läks. Ja tuli vastuseid. Jazzmuusika on mul ikkagi jäänud vist niisuguseks meelepäraseks. Need tantsumuusikad sinna juurde. Need igasugused pärast oli twist. Mida ma tantsisin noolega. Rock'n'rolli tantsisin. Niimoodi, nii nagu me kuidagi õppisime, kusagilt näinud olime, siis tegime neid tükke. Siis keegi klubi juhataja, kus tantsisime, tuli jälle, et palun vaadake, kes seda paari, kes seal tantsib. Palun lõpetada sellised tantsukombed. Soovisin küll seda mootorratast ja nahtagi kitarr mul oli. Aga ma olin väga vilets kitarrimängija. See ei kukkunud välja ja mootorrattaga olid ka pahad lood, sellepärast ma ikka võtsin teiste poiste käest neid ja ega ma ei osanud sõitu, hüppasin sadulasse ja põrutasin ja siis see käpuli käimis ikka juhtus. Nagu ikka noorest peast kergejõustik, niisugune värk ja suusatamine. Aga siis, kui vanemaks sain, siis mulle hakkas meeldima hirmsasti boks. Boksi oli tarvis, sellepärast, et niisugused noore poisi löömad kuskil pidudel ei olnud haruldased ja sa tahtsid ikka võita. Ja siis
see boksi oli tarvis ja ma õppisin seda hoolega ja läks ka pihta. Hiljem tuli siis kulturism ja siis tuli muskleid ka kasvatada ja värke ja jõumeheks saada veel takka otsa ja siis lõpuks 1971, see oli vist juba 60-ndad, olid läbi vast juba ja 71, siis ma tulin lõpuks ka Eesti meistriks kulturismis. Ja siis jätsin maha ka. See nõudis distsipliini, see on niisugune ala, et tead, sööma peab väga kindla ratsiooni järgi ja siis peab ikka seda jõudu harjutama ja liiga suured musklid hakkavad segama. Õppurid ei olnud popid. Küllap nad nüüd oleks vast. Sellepärast nii palju, praegusel ajal on juba nii palju doktorante ja ka doktorante poisse ja tütarlapsi olnud ja nad on toredad. Sel ajal küll, õppurid küll mitte. Eks ikka, vast ikka niisugused natuke rohkem bioloomad olid ikka nagu popid minu jaoks. Üks tütarlaps ta oli minust natuke noorem tudengi ajal. Ta laulis Horace Seegeri Big Bandis, seal oli niisugune, mis tantsuks laul, mängiti mitte nii, et 1, 2, 3 inimest on või ja need elektroonsed muusikat, aga siis oli ikka niisugune Big Band, kus oli 4 trombooni ja 4 saksofooni ja siis ikka seal laulis seal ees üks niisugune tütarlaps ja siis, aga ükskord oli meil üks laudadega pidu ja mina siis kutsusin selle tütarlapse, et tule siia meie lauda ja vaatame ja räägime ja no nii, ja ma siis saatsin ta koju ilusasti, ütlesin muidugi, et vaata kui hilja on ja mina jään nüüd linna peale, et kuule, võta poiss ka ikka koju kaasa. Aga tema, mina ei saa kuidagi võtta, ja nii edasi, ei ole see olukord seal nii hea ja tore ja siis läksime laiali, mis läks seekord nii. Ja nüüd umbes 3 aastat tagasi tuleb mulle e-mailikene. Kas sa mäletad, mina olen Enel, kas sa mäletad mind? Seda tütarlast, kelle juurde sa nuiasid ja aga kellega mina laulsin seal selles orkestris ja tantsupidudel. Ja kuule, et kas ma näen, et sul vaatasin sealt, leidis seal internetist, et ma olen olemas, seal ikka leiab. Ja et kas sa oled ikka olemas ja kas sa mäletad mind ja mina ütlesin, ei mäleta. Tõepoolest, mina ei mäletanud üldse. Aga siis kasvas, vaat seda ei mäleta ja kõik hakkas meelde tulema. Ja siis ükskord vaatasin, et oi, et üks konverents on Ottawas, Kanadas. Ta oli Kanadasse jõudnud. Abiellunud siin välismaalasega, võrutud Kanadasse, lahutatud, paar last, 2 poisikest ja suured poisid. Ja nii, ja siis ma ikka ütlesin ükskord, tead, ma tulen sulle küll. Lõpuks jõudsin sinna, siis kuhu ma tahtsin minna 60 aastat varem. Nüüd me siis helistame selle WhatsAppiga peaaegu iga päev. Vahetevahel ma palun tal laulda törtsu ja mina loen luuletusi. Me oleme 2 korda Kanadas kohtunud. Ükskord koos minu abikaasaga, naisega, läksime talle külla. Abiellusin ühe tüdrukuga 1971 ja me elame siiani koos ja tuleb 65. pulma-aastapäev 17. septembril, siis kui Tehnikaülikool peab oma aastapäeva.